No ma ei tea, kuhu teie järgmine teekond viib. Meie järgmine teekond viib pärast seda Pärnusse. Pärnu on nii tore linn, seal on toredad inimesed, aga eelmüügist nad kunagi pileteid ei osta. Jõle närviliseks ajab. Vaatad piletiostu lehte, vaatad, mitte munagi pole müüdud. Vaatad jälle, lõpuks tuleb ikka kohale mingi 60 inimest vähemalt on ju. Aga päev enne võib ka olla nii, et sul on 2 piletit müüdud, siis higistad ja mõtled. Kas jälle ma pean Tallinna inimeste raha Pärnu baarile maksma, et me saaks üritust korraldada? Vot ei tea. Sulle ei meeldi Pärnu, jah? Elate Pärnule kaasa? No vaata, ma mõtlesingi, võib-olla me peaks nagu õpetama nüüd Pärnu inimesi. Et kuidas see piletiost käib, et äkki teeme koolituse, et kõigepealt kella 8 uksed on lahti, siis on piletiostmiskoolitus. Tallinna inimesed te kõik tulete, on ja saate poole hinnaga ja teete neile koolituse, näitate oma äppides. Nii, vajutad siia, vajutad sinna, sest ega võib-olla Pärnu inimesed lihtsalt ei julge või ei taha nagu ajaga kaasas käia. See võib nii olla. Ma olen seal Tõstamaal ikka palju käinud. Mõni ei taha uusi asju teha. Mõni tahab. Miks Pärnu merre ei vaju? Pärnule. Tartu ime. Bänd vajus ära. Mina olen kõige varem bändi liige. Peaaegu Rail on 6 aega vanem vist. Aga pole ka ime. Juba 10 laulu tehtud, me tavaliselt 10 laulu teemegi, aga siis tegime nii lolli albumi 14 laulu. Räppin, et sekka oleks sellest 3 plaati välja võlunud. Me tegime kuradi 1 plaadi, täitsa lollakad. Aga olge mureta! Kui keegi teab, kuidas neid mehi üles ajada, siis see olen mina. Ma olen kõigi nende uksedega auto poolt ja kopsin neid uksi erinevate asjadega. Vaadake seda meest! Jõhvi trummar, kujutate ette, ja ta mängib eesti keeles. Unbelievable! Kuidas tulevad Jõhvist välja sellised mehed, kes mängivad eesti keeles? Kuna temal praegu neiut ei ole ja ta on perioodis elus, kus talle meeldivad seks, mänguasjad, siis teda kõige parem üles ajada on hiigel anaaltapiga. Appi, appi, Rain tahab anaaltappi. Otsa! Aga hea. No näed, üles on üles. Korri on jäänud. Kelle me võiks järgmisena võtta? No lihtne. Mihkli. Lihtsalt sellepärast, et teda on kõige lihtsam üles ajada. Mihkel näiteks, kui küsite käest, kas sul on 23. veebruar vaba, et laivi teha? Ma ei tea, ega ei ole eriti. Aga honorar on mingi meeletu summa. Ei no muidugi on vaba. Rahalõhn on see, mis ta üles ajab. Vaadake, kus hakkab tööle. Rahalõhn. Tule nüüd. Mihkel raha saab. Täna saab raha. Tule üles. Jaa. Mihkel on käes. 2 meest on veel jäänud. 2 meest on veel jäänud. Selle mehega on raske ja samas lihtne. Ta on mees, kes joob palju, väga palju ja jääb väga purju. Aga samas ta maitse veel. No ütleme nii, et kui ta läheb viskit valima, siis see ei ole Jack Daniels, see on pigem Scottish Leader. Tema saame äratada kõige odavama alkoholiga, mis me suutsime leida. Originaal Volter! Kallid inimesed, Erik Liiva! Tõenäoliselt võite teda kunagi näha poes.
üles ei saa. Proovime suurema äratuskellaga. Ikka ei midagi. Eks ole nii, kui öösel teed teapoole laule, siis päeval ärgata ei mõista. Seda meest saab äratada vaid püssipauk. Olge kõrvad kinni! Paneme teravmoona! Väga hea, aja perse püsti! See, et sa meile kõik laulud oled kirjutanud, ei tähenda, et see on mamane või? Silver Savastu! Erik neid veeti vahepeal. Ja meie järgmine laul, äratus. Ma loodan, et me suudame ka teid üles äratada, et te ei ole magama jäänud meie pika kontserdi ajal. See on ju praegu veel pikem, kui oli Rammstein. See on veel pikem, kui vennaskond 96. Sina ikka siin, kauaudelt lõsutada, pikutada, parastada, iludast päevad tunde. Tõuse üles ja ära tee moodi, toitava peal juba täielikult küll. Liidet selva ja pana vaid kooli, hakka astuma. Ei ole.